No nii. Tere hommikust siis, sõbrad. Et hakkame siis taas kord punast küttima. Täna võtan siis ette tuulevaiksed nukad ehk siis tuulevarjus. Üritame siis tuulevarjus kala leida. Vaatame, kas õnnestub midagi kätte saada. Et kõigepealt lähen siis sinna tuulenurka, kus tuul peale käib. Praegu peaks olema kagutuul, alt lükkab ilusti siia nurka. Kui seal midagi ei toimu, siis võtan ette siit selle kari, seal ilusti keerab ummiklaine. Läheb hapniku sisse. Ja siis vaatame edasi, kui midagi ei toimu. Jõudsin siis siia nurka. Siin on ilusti näha, kui lainetus tuleb. Ja siit juba ka paiksemaks. Viimane kord, kui ma siin käisin, siis kala selles nurgas ei olnud. Käisin ka sealt läbi, sealt ka kontakte ei saanud. Ja liikusin lõpuks sinna tuulevarju, sinna taha tippu. Aga vaatame pärast, kui siin midagi ei toimu, et siis lähen ka sinna tippu. Kas õnnestub sama taktikaga kala üles leida? Eks paistab. Näeme õige pea. No nii. Tegin siis kiirelt läbi sealt. Lõpetasin siin nurgas. Viskasin siia auku sisse. Kerisin tagasi. Ja enne 5 meetrit enne mind lõi keerise taha. Nii et kala on olemas, aga ei võtnud lanti ära. Nüüd lähen vaatan siia. Teen siit kiirelt läbi. Proovin üsna vaikselt sisse minna, kuna siin lainetust peal ei ole. Vees mingit kolinat ei ole, et siis tuleb suht rahulikult liikuda. Et seal nurgas oli hea, seal keerutab ja laine lööb, et seal pole nii oluline, aga siin võiks nagu näits vaiksemalt liikuda. Aga kala oli siin augus olemas. Vaatame. Vaatame edasi. Pööd läheb pihku. No siin praegu tuult ei ole, siis saab natuke rääkida asjast. Et algajatele siis infoks nii palju, et kui te poist tulete. No siin on selge, siin on ilmselge, et siin kala ei ole, aga tulge kuskil siia randini. Andke alati see ala läbi. Kunagi ei tea, kus see kala on. Ta võib olla sul alla põlve vees ka. Viimane kord mul kontakt oli 30-35 senti võis vett olla. Kerisin lõppu peaaegu ära, siis laine keeras, ma ei näinud ja kala oli täiesti ääres. Mul nina all pani pauguna. Laine keeras, ma ei näinud kala, arvasin, et jäi põhja ja laine tuli üle ja siis ma nägin, et kala keeras ja keeras kohe lahti ja läks. Aga jah, alati tasub läbi loopida. Et alati tasub läbi loopida. Sest ta tihti peale käib, kolistab siin madalikul. Voot, et kui tulete, tehke vähemalt 5 viset või nii. Ja ütleme, et kui kala on siin äärest ja kõnnite sisse, siis siis on teil nullipäevne. Selles mõttes, et selle kohaga. Ja soovitan alati loopida siukse kivi ümbruse, kivi vahele, kõik, kus on vähegi kannatab, loopige kõik läbi. See kala istub siin kivide taga, kivide vahel. On olnud juhuseid niimoodi, et lant tuleb, neid kordi on tegelikult mitmeid olnud, et kerid landi üle kivi, lant tuleb üle kivi lupst ära ja tagant tuleb kala lupsti järgine. Et on ikka päris müstilisi kohti olnud. Ja siis
kraabid kukalt ja mõtled, et ohoh, mis see nüüd oli, onju. Siis Ridvast nii palju. Õng on mul 279. Ma ei näe absoluutselt vajadust, et see õng peaks olema 3 meetrit ja pluss peale, onju. Hea lühike, peenike, kerge. Päev otsa kütan 8 tundi praegusel ajal, rohkem ei kannata. Käed ei väsi ära. Ei pea olema 3.50, no mille jaoks? Lühikesed visked, püüad õige koha peal. Naks kala tuleb. Noh, jah, mitte praegu, aga. ja jah, sellised kiviümbrused ja siuksed. Tehke lühikesi viskeid, kontrollige, ärge ronige sinna kivide peale. Kui lähetegi, jääge kivi taha varju. Jääge kivi taha varju, et kala ei näeks teid. Praegu ma ronin sinna kivi peale ja hakkan sealt lahmima, siis ma ei tea, ma ütlen endale, et palju õnne, et võid tühjalt koju minna. Ja kerimise koha pealt, no näete, ma ei keri üldse aeglaselt, ei pea kerima aeglaselt, ei ole kuskil kirjas seda, et raudne reegel aeglaselt kerida. Lihtsalt tuleb kala üles otsida ja võtma panna. Tuleb ärritada teda. Kui juba leiad mingid kontaktid, siis hakkad vaatama, et kas nüüd on vaja aeglasemini kerida või siis kiiremini, mis teda ärritab. Igal juhul olud on küll jube head minu jaoks. Siin vanad ütlevad, et kagutuul viib kala ka leevalt minema. No ei tea, vaatame. Ei pea kindlasti seal tuules passima. Kivide vahelt praegu ilus kala otsas. Mõõdukala. Siit samas kivide vahelt. Täiesti kivide vahelt tuli siit otsa. Aga pruun kala. Pruun kala jõest tulnud. Tundub küll mõõdukas. Jaa. Ongi pruun kala. Jõest tulnud röövel. Vägev. Konks on täiesti suunurgas, isane. Isane röövel. Pikkust ei tundu, et oleks mõõdus. Aga pruun kala, jah. Laskuja. Ei tea, ka pikkuselt võib-olla isegi on mõõdus. Aga täiesti pruun.
jaa. Tule siia, võtame konksu ära, laseme lahti sind. Kaanid on peal. Näete siis, selline ilus volask läheb tagasi. Tšau! Täiesti siit samas kahe kivi vahelt, siit kus ma ridvaga näitan, üks kivi, teine kivi, tuli siit kivide vahelt. Kõmm kohe lendas otsa. Ja kerisin sedasi üsna kiirelt. Kerisin üsna kiirelt ja kohe tuli. Aga jah, see näitab, et juba pruun kala pressib jõest välja. Ilusad täpid olid peal ja siis üks asi veel, mis ma näitan teile, poisid. Algajad, kes ei tea veel nippe. Kerite rahulikult ära siia lõpuni. Ja enne lõppu, kui hakkate lanti välja tõstma, siis teete vaadake sellise asja, et ei tõsta landi välja, vaid lohistate veel natuke enda juures nii. Siis tihtipeale see kala tuleb sekundid hiljem ja tõstad landi välja, vaatad keeris tagana. Soovitan kindlasti selliseid trikke ka teha, et on päris palju kontakte sedasi veel tulnud ja kala kätte saanud. Aga noh, see nõuab juba teistmoodi lähenemist, et seal on vaja kiirelt reageerida ja otsustada. Selles suhtes, et minul otsest kalavajadust ei ole, ma söön kala ülimalt vähe. Et vahest, kui naine kodus ütleb, et too mõni kala koju ka, et võiks vahest kala süüa, et siis võtan kaasa, aga sellepärast nüüd kala kätte saada ja koju viia, ei, sellist asja minu puhul ei ole. Pigem käin ja naudin seda loodust, vaadake, millised mõnusad lained. No mis sa hing veel ihkad, näe? See on ju puhas nauding looduses olla ja puhata argipäevast. Ja kala saamine on juba teine etapp, et siin panen ka ennast proovile, et millised oskused mul on ja nii edasi. Et siin mõni mees mulle kirjutab pildi alla, et 20 kontakti on võimatu, et ei ole, absoluutselt ei ole võimatu. Tuleb rohkem kodust väljas käia ja tuleb rohkem kodust väljas käia kalal. Küll need kontaktid ka siis hakkavad tulema. Kuna siit praegu rohkem kontakte ei saanud, et nüüd hiilin vaikselt siia kivide taha ja katsun siis sügavalt, et kas kala on kaugemal. Ja kui ei ole, et siis liigun jälle edasi. Et siis liigun jälle edasi. Vaatame, mis edasi saab. Aga hommik on hästi alanud. 2 kontakti praegu. Ja landi sügavust saate reguleerida ka ridva otsaga, et
kui hoiate ülevalpool, tuleb lant pinna pealt, hoiate allpool, lant vajub veidi allapoole, et sedasi. Hop-hop-hop. Sellised suured ummiklained, et need on nagu eriti ohtlikud, et olge ettevaatlikud. Kivid on libedad ja lainel on jõud taga, et väga kergesti lükkab teid kivi pealt minema. Jalad alt ära ja olete siin peadpidi kivide vahel. Seljaga nagu laines väga ei tasu küll olla, et see on ülimalt ohtlik. Ja seda enam, kui te veel üksi olete, seda siis meres siin seiklemas. Sinna selle kari peale ma ronima ei hakka ilmselt. Lähen vaatan siis siit selle kari teist serva, võtan siit kalda äärt. Vaatan, mis seal toimub. Et jah, kala tuli siit nende kivide vahelt otsa. Et noh, kas ta nüüd siin oli, et ta võis siit, viskasin nagu siia vahele, et ta võis ka siit vahelt järgi ujuda siia kivideni, aga noh, seda me ei tea, aga ehe näide nüüd. Miks ei tohiks kohe ronida kivide peale siia, et tuleks enne korralikult läbi võtta ala. Siin siis järgmine koht. Vesi on, näete, alla põlve. Et siit läheb madaliks edasi ja siit madalik kukub ära, tekib rant. Ja see kala võib tihtipeale siin randi taga olla. Mitte ei või, aga tihtipeale ongi. Iseasi, kas ta täna on. Siis praegu on kagutuul, vesi liigub siit karide vahelt läbi, läheb sinnapoole ja kala jääb siia taha varju. Tihtipeale otsib ta siin madala servas väikest kala. Kohe kontrollime ja vaatame, kas siin on kedagi, kas siin võib olla. Seal taga tundub ka üks üsna hea madalik laine lööb. Aga sinna peale, sinna ma ronima ei hakka, et talisuplust väga teha ei viitsi. Et jah, viimane kala põhimõtteliselt tuligi sellises veest tuli otsa. Ja sealt tuli ka minu arvamine, et lant jäi põhja kinni, aga tegelikult oli kala. Prille ees ei olnud ja lainest läbi ei näinud. Ja siin, kus nüüd randid tekivad, neid kohti, need kohad soovitan jätta võimalikult kaugele. Kala tuleb sealt randi tagant ja tuleb siia madalasse võtma. Ta võib ka seal kivide vahel olla, tuleb landile järgi, jälitab seda. Jälitab tükk aega, ta ei pruugi seda kohe võtta. Tuleb madalasse ja siis vaatab, aha, et nüüd on võimalus õige aeg rabada. Ja siinkohal jälle soovitan teha neid landi venitusi vees, mitte kohe veest välja tõsta. Et kalal oleks võimalus veel viimast võtta, nagu näiteks praegu venitate sedasi lanti. Ta võib tulla sekundid hiljem tagant järgi. Ja siis tõstate landi veest välja ja tekib keeris taha ja et nii need selline see Ameerika püük on, et neid trikke ja nippe on üsna palju siin, mida õppida. Tänaseks olen juba üle 10 aasta püüdnud, et õpin ka praegu veel edasi, et ei ole selliseid reegleid, et vaat täna istub kala siin ja siin augus. Ei ole. Täna on siin, homme seal. Ja noh, on ka selliseid olukordi, kus kala istub nädal aega ühe koha peal ja käid ja kakud.
aga nendest räägime kunagi hiljem juba. Näete, kus seal laine ilusti murrab. Lööb vahtu. Seal on madalik. Madalikud ehk siis randid, sügavused, augud muutuvad, põhi lainetab. Ja kalale meeldivad sellised kohad. Siduri koha pealt rääkida, siis sidur on mul alguses üsna kinni. Et kui kala otsa tuleb, siis tekib see haakimismoment. Vahest haagin ka ridvaga, vahest tuleb niisama otsa, ei haagi. Sidur on üsna kinni, paneb paugu, haagib ära, hakkan kerima. Kui hakkab hirmsasti lõhkuma, annan kohe sidurit järgi. Kuna ma siin pruuni nüüd kätte sain, lasin kohe sidurit järgi, siis sidur on niimoodi, et 2 näpuga hoian kinni. Jõuab liini ilusti välja tõmmata. Ja kui ma püüan, kui uuesti püüdma hakkan, siis keeran siduri kinni. Mul on juba teatud omad need, rullil on juba teatud omad asendid, mis ma olen nagu meelde jätnud. Keeran kinni ja siis enam näete, 2 näpuga sidurit venitada väga ei suuda. Et siis peaks juba rohkem näppe rakenduma. Aga jah, sidur on üsna kinni minul algul. Mõned ütlevad, et sidur peaks lahti ikka rohkem olema, aga noh jah, et olen proovinud ka siin kinnise siduriga ja lahtise siduriga ja neid ära haakida, aga jah, neid variante on erinevad, et muidugi viimane lõpp siis oleks hea, kui sidur oleks suht lahtine, kui ta siin nina all otsa tuleb, et käib pauk ja tal oleks võimalus kohe minema panna. Aga üldjuhul, kui kala kaugelt otsa tuleb, hakkab ta kohe koha peal lõhkuma. Et kuna ta haagib endal konksud sisse ja see teeb valu talle, siis ta hakkab kohe lõhkuma. On ka juhuseid olnud, või noh, mitte juhuseid, aga noh, kuidas ma ütlen, et vahest teeb ka niimoodi, et paneb paugu ära landile, võtab landist kinni ja kütab kohe minema. Et sellisel juhul oleks vaja suht pehmet sidurit, et ta saaks järgina. Aga jah, mina püüan suht kinnise siduriga, et kui laks käib, kala hakkab lõhkuma, lõhub ära, hakkab liikuma vaikselt, siis hakkan tasapisi sidurit järgi andma. Et kui ta nüüd aru saab, et tal midagi on suus ja kuskil minna ei ole, siis ta hakkab siukseid sööste tegema ja sidur ei tohi olla väga kinni, kui ta juba ujub. Sest kui ta tunnetab ära, et ta järgi ei saa, siis ta hakkab küünlaid tegema. Ja noh, tihtipeale on, kala tuleb külje pealt järgi, lööb peaga, siis nagu külje pealt kuidagi haarab ja konksud ragivad nagu pähe, silma ja sellistesse kohtadesse, põske ja väga tihti on need alamõõdulised kalad, kes sedasi teevad. Külje pealt tulevad ja võtavad. Ja noh, siis ongi, et silmad on peas puruks ja noh, midagi teha ei ole. Karm on, aga nii ta on. Aga tagasi tuleb neil kõik lasta, et ehk siis loodus teeb ise, korrigeerib neid asju. Näete, seal taga on ka ilus lainetus peal. Seal on ka üks ilus madalik, et paadiga oleks sealt üsna hea seda madalikku kammida. Seal lööb hapniku sisse ja ma olen täiesti 100% kindel, et seal kala on. Kui kala juba siin kalda ääres oli. See madalik tuleb sealt üsna pikalt sedasi sisse, näete, ja siis vaibub nagu maha. Tekib jälle auk, sügavam koht. Aga jah, sedasi need asjad käivad, et ei tasu nagu väga kirjutada mulle piltide alla, et uskumatu, et 20 kontakti ja ebareaalne ja käige ikka poisid rohkem kalal, et õppige neid asju tundma. Kuna mul on siin 10 aastat tagavara, et
olen sellega õppinud juba nii mõndagi, et tean neid asju üsna hästi. Selles suhtes, et ennast ma ei kiida, aga Ahti on nagu üpris hästi mind sel sügisel liinil hoidnud ja noh, üleüldiselt on hästi läinud, et tänaseks päevaks ei ole veel ühtegi nulli sel sügisel, et päevade lugemine on juba sassis, et üle 20 on siin kohe kindlasti. Iga päev juhtub kuskil midagi, tuleb lihtsalt kala üles otsida, tuleb käia õigetes kohtades, teha õigeid valikuid ja jälgida ilma ikka, mitte niimoodi, et istun kodus autosse ja kütan ei tea kus kohta on ja eks ma ka ikka vahest aeg-ajalt teen nii, et kütan ei tea kus kohta, aga ilma jälgin ikka pidevalt ja selle põhjal teen ka siis otsuseid. Et see Ameerika püük on selline, et sa ei tea kunagi, kus ta parasjagu on, et kas ta on nüüd siin või on ta seal kivi taga. Et tuleb olla äärmiselt tark ja osav, et neid kätte ikka saada, et ei ole päris siuke haugipüük, et tulen lahmin siia sisse ja haug ei karda, et tuleb, käib, võtab mind, üks kala käib, võtab siin 10 kordina. Käisin ka vanasti noorena, olin kõva spinningumees, käisin augi püüdmas ja noh, tean küll neid asju. Et meriforelliga on natukene teistmoodi need asjad, et piisab sellest, kui see kala siin tuleb ja mingi valgusnurgal või mis iganes, kui ta näeb sind, siis võid talle lehvitada, et see kala on juba seal kaugel meres. Et selle koha pealt nagu soovitan valida selliseid kive ja seista pigem siin kivide taga, kui püüate. Et kala tuleb tihti peale siia landil täiesti järgi lõppu välja ja siis ta näeb teid ära. Ja isegi kui näete, et tuleb järgi, tehke paus. Kui kala on üsna järel, tehke paus seda, laske kasvõi põhja vajuda. Kõmm. Siin mehed on ka rääkinud, et forell tuleb, võtab ise ka põhjast lanti, et ei pea lanti välja tõstma ja kohe uut viset tegema. Või siis tehke selline, kas või jätke niimoodi lant rippumine. Siin kevadel Kristjaniga koos püüdsime, mul tuli kala täiesti lõppu järgi, mul oli lant oli meetri jagu oli siis ridvast väljas, nägin, kala tuli järgi, kala nägi mind, keeras otsa ringi, pani mere poole, nägin, et läheb ära, siis nägin, et peatus, jäi nagu mõtlema, keeras otsa ringi, jätsin landi vette, kala tuli, lendas hopsti otsana, ma ei liigutanud ka lanti. Ja noh, see oli jões käinud kala, et siuke juba kergelt ära taastunud, aga noh, ilus siuke hõbe ja 72 sentimeetrit oli ta pikkus. Lasin ilusti tagasi. Et sõber seisis kõrval ja nägi kõike seda ooperit pealt ja naeris, et uskumatu mees. Noh, mis siin uskumatut on selles suhtes, et kogemusi on ikka üsna palju ja vahest pead kiirelt reageerima, et sedasi siis. Aga vaatame, kühveldan edasi, et mis ma siin ikka plätran, et muidu ei tule siin kalapüügist midagi välja, et jahvata ja jahvata, et minu jaoks on see üsna huvitav püük, et alati kõik pildid ja videod on kõik teretulnud, et võite mulle saata igast asju, et jagan ka enda poolt infot, muidugi, et mitte avalikult seal foorumis või Facebookis kuskil on. Et jah, sellised asjad, et aga vägev, noh, anname pihta ja päev on alles ees, et vaatame, mis teha annab, et meil siin väga pikalt aega ei ole, et kell 4 on juba täiesti kott pime ja praegu peaks kell olema kuskil, ma arvan, 11 lähedal. Et praegu on kõige magusam aeg. Ma sinna tippu nüüd ronima ei hakka, panen siia auku veel paar matsu, kui siin midagi ei näita, siis lähen võtan sealt selle otsa, lähen võtan selle nuka ette. Et jah, et vaatame siis varsti, mis siin saama hakkab.
praegu siin, kala tuli täiesti madalasse järgi, püüdsin just teiselt poolt kari, tulin siia poole, kala tuli siia järgi, rabas. Ma sain praegu siukse adreka. Tuli täiesti nina alla, hakkasin just lanti välja võtma ja küttis kohe minema siit. Ilus kala oli. Ilus kala oli. Praegu sain küll kõva adreka. Täiesti madalasse, jälle siin kuskil siuke 40 senti vetna. Korraliku adreka sain praegu. Et kala on, et ei tasu ära joosta kohe, et kühveldage ikka siit ja sealt ja otsige. Tõmbas siin ees, täiesti siin ees. Ridva lõpus tõmbas siukseid keeriseid. Üsna konkreetne kala. Aga jäi jah, sekundid jäi hiljaks, et lanti ta küll ei puutunud, aga ta nägi mind ära. Et nüüd ma olen täiesti kindel, et tšau pakaa selle kalaga. Aga mis seal ikka, see ongi see Merika loterii, et kellel veab, kellel ei vea ja kellel on 20 läks vähe lappesse, kuna adrekas on see, et kellel on nagu 20 kontakti. Aga jah, siin nagu rante ei ole, et siin põhi läheb nagu ühtlaselt sügavaks, aga näete, kala tuli siit järgi. Kala tuli siit järgi, järjekordselt näitas end. Oleks natukene kaugemal olnud, ma oleks suutnud põlvil ära lasta, et mind ei näeks, aga kõik käis nii kähku ja ei jõudnud ära reageerida. Aga no mis seal ikka, vaatame, põnev on. Kala näitab, tegevus toimub, see on vägev. Kerisin üsna kiiresti sedasi, tuli järgi ja ei olnud absoluutselt vaja aeglast kerimist. Ikka üsna kõva adrekas on sees, käed paneva või mõnus tunne, kui pump hakkas tööle. Tak. Vihane. Oot. Aga vaatame. Kuna mul ostsin siin uue kaamera ja hetkel veel tagavarakaameraid ei ole, et tuleb investeerida, et saaks kogu aeg filmida ja mälukaarte suuremaid juurde osta, et siis lähevad nagu videod kindlasti paremaks, et praegu peate poisid leppima sellega, et kahjuks ei suuda kõike peale jätta. Neid järgi ujumisi ja asju, et aku lihtsalt ei kesta terve päeva ära. Maksimum 2 tundi ja on kutupiilune. Et selle koha pealt ei jää peale need tagaajamised ja järgi ujumised, et väga kurb. Aga küll need ka hakkavad jääma, et võtan siin lähiajal korralikud lisaakud ja küll siis need võtud ja asjad ka kõik peale jäävad, et kust kohast tulid ja millal tulid. Aga see oli jah vihane kala praegu, et konkreetsed sööstud ja keerised siin kohe nina all, et õnneks, et ta lanti ei puutunud, aga noh, nii ta on. Vaatame, sõber kirjutas midagi, et mis sõber räägib. No nii, seal on siis kaks kaasvõitlejat, kes üritavad ka punast tabada. Kohad kõik on väga head, et andke poisid pihta. Küll tuleb. Vägev. Kohti on mere ääres palju käia. Ei pea jooksma kohe ühte kohta, kui keegi kala saab. Et valige endale õiged kohad ja tehke ise valikuid ja otsuseid. Et see, kui üks mees saab, et see ei tähenda, et teine päev teine mees saab. Kunagi ei tasu teise mehe järgi joosta, kust kala on saadud. Tehke ikka ise oma peaga otsuseid ja valikuid, et see on nagu edu võti. Et see, kui te jooksete teiste meeste järgi, et see ei anna tulemusi. Selles suhtes, et nüüd võtsin kõik läbi siit selle ala ja kala ei näitanud ennast. Ühesõnaga
liigun tagasi esimesse kohta nüüd. Sinna taha kari otsa. Kari otsa ei lähe, et ma jään ilmselt sinna alla auku. Väike konn. Läks ära ka. Siin samas kohe kuradi nakstiires. See on hea põhi, vaata ei kolise. Algul käis togises. Ava järgmine. Ja väike jah. Väike jah, läheb rulli seal hoolega. Küll paneb nagu pesumasin. Kuradi keerutas nii kinni. Korralik kalana. Landi mässis ümber kinni niimoodi, ma ei tea kuidagi, Tamil on väga sitast ja imestab, kui puruks tõmbab. See on mõõdus, Tule siia. Tule siia. Siia võtan sul konksu ära. Väidab pullis. Tuleb säia. No kuramus. Täiesti silmas sees. Kolmik täiesti silmas.